Sinu aias kasvab üks pealtnäha tüütu umbrohi, aga tegelikult on tegemist suurepärase ravim- ja toidutaimega. Kas sina tead, mis taim see on? Mõned arvavad, et raudrohi on selline taim, millest aias on vaja lahti saada, aga tuleb välja, et inimene võiks seda isegi süüa. Absoluutselt, tegu on suurepärase toidutaimega ja mida võiks igalühel kodus olla, sest ta on nii kasulik, ta sisaldab C-vitamiini, mineraalaineid, parkaineid, mõruaineid, salitsüülhapet. Aga missuguste tervisehädade korral konkreetselt raudrohi aitab? Ta on üks väga kasulik ja mitmekülgne taim, turgutab väga hästi seedimist, toetab maksa- ja sapipõid ja kui on need talvised külmetushaigused ja palavikuhaigused, väga hästi toetab. Minu vanaema rääkis, et raudrohtu saab isegi haava peale panna. Ja, ta on väga hea haavarohi, kui on selline väike kerge kriimustus, sinikas, muhk või marrastus, hõõrud lihtsalt käte vahel need lehed, õied ja paned haavale, saad kohe turgutust. Aga nüüd on küsimus, et kuidas kõike seda kasulikku on võimalik säilitada? Kõige lihtsam on ära kuivatada ja teevarudesse panna endale ja siis võib panna veel viina peale seisma teda, siin on tinktuurina, minule meeldib seda väga teha ja ka salvi sisse on võimalik panna. Et need on minu lemmikud viisid, aga leia endale sina, mis sulle meeldib. Käes on suvi ehk vitamiinide kogumise aeg. Mina soovitan väga. Leidke oma lemmik, käige looduses, otsige ülesse, pange tallele ja on olemas. Loomulikult me kõik teame, et ei raudrohi ega ükski teine taim ei suuda katta sinu tervet vitamiini vajadust. Seega külasta apteeki.